Putini kogu plaan Ukraina sõja jaoks sõltub sellest, et Vene armee saaks võimalikult palju kahuriliha, mida Ukraina kaitse vastu paisata. See on Vene viis. Aga Putini plaan on hädas. Venemaa on täieliku armee kokkuvarisemise äärel. Toimub suurim vägede deserteerumine kaasaegses ajaloos, kui 50 000 inimest põgenevad. Aga see pole kogu lugu. Asi pole ainult selles, et venelased põgenevad. Nad eelistavad pigem otse vanglasse minna kui sõtta, deserteerudes massiliselt, et näidata Putinile, et tema sõda on viimane asi, mida nad tahavad. Vene deserteerumise arvud on šokeerivad. 2025 aasta septembris teatas Novaya Gazeta ÜRO aruande leidudest, mille kohaselt oli Putini sissetungi algusest alates üle 50 000 Vene sõduri oma armeest deserteerunud. Tol ajal moodustas see arv umbes 10% kogu Vene vägedest, kes olid Ukrainasse saadetud. 16 000 neist sõduritest olid tabatud ja oma kuriteo eest vangistatud, kuid 50 000 deserteerumist olid vaid vihje sellest, mis ees ootas. Samal kuul teatas United24 meedia teisest arvust. Väljaande sõnul oli deserteerumiste arv tublisti üle 50 000. Ainult 2025 aastal oodati, et umbes 70 000 Venemaa sõdurit hülgavad oma positsioonid ja võtavad riski kas Ukraina droonidest kubisevas looduses või Venemaa vangilaagrites. Uuring, mis keskendus Venemaa 30. motoriseeritud jalaväebrigaadile, paljastas huvitava jaotuse. Nendest, kes põgenesid, olid 73,6% lepingulised sõdurid, samas kui 22,1% olid vangid, kelle Kreml oli vanglast rindele saatnud. Teisisõnu, vangid võtsid riski sattuda tagasi sinna, kust nad tulid, selle asemel, et jääda Ukrainasse. Mis puudutab lepingulisi sõdureid, siis isegi Venemaa pakutud suured rahalised hüvitised ei suutnud neid veenda jääma sellesse põrgusse, mille Ukraina on Venemaale loonud. Aga siin muutub olukord Venemaa jaoks tõeliselt tõsiseks. Siiani oleme rääkinud ainult Vene sõduritest, kes on pärast värbamist aktiivselt põgenenud. Kui laiendame oma vaate välja ja kaasame ka need venelased, kes on põgenenud või seda üritanud, muutuvad numbrid suurtest hämmastavateks. Intervjuus väljaandele Kyiv Post selgitas Vene aktivist ja desertöör Daniel Tšebikin peamist probleemi, millega Putin seisab silmitsi nii kodumaal kui ka lahinguväljal. Desertööride täpset arvu on võimatu kindlaks teha, kuid hinnangud jäävad umbes 300 000 kuni 800 000 inimese vahele. Mõned isikud on pärast tabamist ja sõjaväeteenistusse tagasisaatmist korduvalt deserteerinud, mis muudab statistika keerulisemaks, paljastab Tšebikin. Pea see väike fakt Vene desertööride rindele tagasisaatmise kohta meeles. Tuleme selle juurde kohe tagasi. Tšebikin toob välja, et paljud desertöörid kuuluvad ühte kahest kategooriast. Mõned neist on lepingulised sõdurid ja vabatahtlikud, kes uskusid Kremlit toetavat propagandat Ukraina kohta, kuid muutsid meelt, kui nad tegelikult riiki jõudsid. Teised on ajateenijad, noored sõdurid, kes ei pidanudki kunagi Ukrainasse sattuma, kuid saadeti sinna ikkagi Venemaa loodud varjatud mobilisatsioonisüsteemi kaudu. Rahaliselt motiveerivad stiimulid, mis varem mängisid suurt rolli Venemaa värbamises, ei ole enam nii mõjusad kui varem. Venemaal mitme aasta jooksul kestnud tugev inflatsioon tähendab, et pakutavad suured allkirjastamisboonused on oma väärtuses oluliselt vähenenud. Venelaasel ei ole enam põhjust Putini eest võidelda. Ja et pääseda lahingust, mida nad ei soovi, nõustuvad paljud nüüd pigem vanglakaristusega kui rindele saatmisega. Tšebikin tõmbab paralleele selle vahel, mida me praegu näeme, ja Venemaa deserteerumise olukorra vahel Esimese maailmasõja ajal. Minu arvates on ajalooliselt lähem paralleel Esimene maailmasõda. Kui see konflikt venis, jõudsid üha rohkemad Vene sõdurid järeldusele, et nad surevad eesmärkide nimel, millel pole nende enda huvidega suurt pistmist. Terved üksused deserteerusid. Lõpuks hakkas ka sõjaväeline struktuur ise kokku varisema ning sõjaväe kokkuvarisemine aitas kaasa 1917 aasta revolutsioonilistele sündmustele, räägib Tšebikin Kyiv Postile. Marx Memorial Library toetab seda väidet. See toob Esimese maailmasõja ajal eriti katastroofilisena esile Venemaa juuli pealetungi. Raamatukogu peab tõenäoliselt silmas Brussilovi pealetungi, mis kestis 4. juunist kuni 10. augustini 1916. Venemaa kaotas nende 3 kuu jooksul surma, vigastuste või vangistuse tõttu. 500 000 kuni 1 miljon inimest ning sellest tingitud moraalilangus viis selleni, et Vene sõdurid kas keeldusid rindele minemast või deserteerusid täielikult oma üksustest. See kõlab häirivalt tuttavalt sellega, mis praegu Ukrainas toimub. Numbrid võisid selle ühe Esimese maailmasõja pealetungi ajal olla suuremad, kuid kõik muu on üsna sarnane. Venemaa ründab Ukrainat. See kaotab jahmatavalt palju sõdureid, olles pärast Putini sissetungi jõudnud kaotuste arvuni üle 1,37 miljoni ja see kasvab jätkuvalt. Kui Venemaa võitleks täna Kesk-Euroopa ühendatud jõududega, nagu Esimese maailmasõja ajal, näeksime palju suuremaid numbreid. Kuid kuigi lahingu ulatus Ukrainas võib olla väiksem, on paralleelid olemas. Venemaa rünnakud ebaõnnestuvad, moraal on järsult langenud
ja täpselt nagu 1916 aasta desertöörid ja sõjast keeldujad, otsivad kümned tuhanded Vene sõdurid väljapääsu. mõned on leidnud ainulaadse põgenemisviisi. Nad vahetavad Ukraina droonidest kubiseva põrgu mõne maailma kõige karmima vangla vastu. See paljastus pärineb 20. mai Mediazona raportist, mis näitas, et paljud Venemaal eelistavad vanglas istuda, mitte osaleda Putini sõjas. See on ainus vastuhakuvorm, mis neil tulevastel sõduritel on rõhuva Vene süsteemi vastu, mis näib olevat loodud selleks, et sundida neid rindel surema. See süsteem jätab igale sõdurile, kelle Kreml värbab, 3 võimalust armeest pääsemiseks. Esimene, surm või tõendatud terviserike, mis muudab võitlemise võimatuks. Teine, 65-aastaseks saamine. Kolmas, vanglakäristus. Esimene ja teine kehtivad harva või on neid praktikas võimatu kasutada. Venemaa on saatnud Ukrainasse alates vähemalt 2025 aasta septembrist sõdurite üksusi, kes põevad erinevaid haigusi, sealhulgas hepatiiti ja HIV, nagu teatab Telegraph. Seega on raske näha, kuidas ükskõik milline tõendatud haigus võiks olla piisav, et pakkuda seaduslikku võimalust Vene armeest lahkumiseks. Nii et deserteeruda soovijad valivad 3. variandi. Ja selleks lähevad nad üsna huvitavat teed pidi. Oma raportis märgib Mediazona, et Venemaal on tekkinud lõdvalt seotud juristide ühendus. Need juristid, kes on tavaliselt endised sõjaväeprokurörid või uurijad, tegutsevad nüüd Venemaa põgeneda soovivate sõdurite kaitsjatena. Aga nad ei püüa sõdureid vanglast eemal hoida. Kõige tavalisemad palved, mida need kaitsjad saavad, tulevad sõduritelt, kes soovivad, et neid süüdistataks desertsioonis või omavolilises lahkumises. Miks? Noh, sõdurid teavad, et vanglas olemine tähendab, et Venemaa ei saa neid uuesti sõtta kutsuda. Üks advokaat, kes rääkis Mediazonale anonüümsuse tingimusel, selgitas, et asi ei piirdu lihtsalt sõdurite kaitsmisega kohtus. On palju asju, mida tuleb teha selleks, et keegi, kes tahab deserteeruda, satuks tõepoolest vanglasse, mitte ei saadetaks lihtsalt rindele tagasi. Deserteeruja tuleb meie juurde, me registreerime ta ja läheme mõistliku uurija juurde, kellest teame, et tal on juhtumeid vaja. Geograafia on tohutu ja kuritegu uuritakse seal, kus see lõpeb, nii et mees võis põgeneda Luganski rahvavabariigist Sahhalini saarele ja uurija Sahhalinil tegeleb sellega. Me otsime uurimisosakondi, kellel on hädasti vaja statistika jaoks numbreid, näiteks strateegilised raketiväed, kus keegi ei pane kuritegusid toime, selgitab advokaat. Kui sobiv uurimisosakond on leitud, algab mäng osakonna vajadusele kvoote täita vastutulemisega. Advokaat survestab, et deserteerunud sõdurid kohtutaks just selles tuvastatud kohas ning selle koha uurimisosakond pingutab aktiivselt, et sõdur rindelt ära tuua ja oma kriminaalkaristuste arvu suurendada. See on kummaline deserteerumise tants, mida mängitakse üle kogu Venemaa, kuid mõnikord see töötab. Taktika seisneb selles, et leitakse uurija, kellel on isiklik huvi selle juhtumi vastu. See ei tähenda, et uurija tunneks kohtualust sõdurit, vaid pigem seda, et uurija soovib ise kasu saada. Hede lahendatud juhtumite arv toob kaasa palgatõusu või edutamise. Nii et siin näeme huvitavat korruptsioonivormi, kus nii desertöör kui ka prokurör saavad, mida nad tahavad. Väitsjad leiavad sõdureid, kes tahavad süüdi mõistetud saada ja prokurörid, kes soovivad oma näitajaid parandada, võtavad need juhtumid rõõmuga vastu. Me ei tea, kui palju Kreml sellest strateegiast teab, kuid me teame, et Vene sõjaväe vaikimisi lähenemine on proovida desertöörid rindele tagasi saata, mis ongi põhjus, miks sellist ainulaadset lähenemist üldse vaja on. Kui seda strateegiat ei kasutata, on desertööride vastu algatatud kriminaalasjad palju haruldasemad, kui võiks arvata. Mõnel juhul ei avata üldse kriminaalasja, sõdur lihtsalt tabatakse ja saadetakse tagasi oma üksusesse. Niile, keda siiski kohtu alla antakse, määratakse sageli tingimisi karistus, mis tähendab, et nad saadetakse lihtsalt uuesti rindele tagasi. Ja isegi selle kummalise koostööga kaitsjate ja prokuröride vahel lõpeb kohtuprotsess sellega, et sõdur mõistetakse vangi vaid umbes 20% juhtudest. The Insider tõi selle esile 2025 aasta novembris, märkides, et Venemaa oli sõdurite suhtes langetanud 18 000 süüdimõistvat otsust, kuigi tegelik põgenenute arv oli palju suurem. Kui advokaadid edu saavutavad, võivad karistused ulatuda 5 kuni 15 aastani. Aga siin läheb asi huvitavaks. Näeme, kuidas Vene sõdurid vahetavad ühe julmuse teise vastu. Aga enne kui me selgitame, miks see nii on, tuletame kiiresti meelde, et te vaatate saadet The Military Show. Me toome teieni kogu pildi, mitte ainult pealkirjad. Vajutage tellimisnuppu, kui soovite olla kursis sellega, mis Venemaal tegelikult toimub. Vene vanglad ei ole just eriti külalislahked oma kurjategijate suhtes. Rehabilitatsiooniprogramme praktiliselt ei eksisteeri ning vanglates viibijaid koheldakse jõhkralt viisil, mida teistes kaasaegsetes riikides tõenäoliselt ei näe. Piinamine ja väärkohtamine vangivalvurite poolt on tavaline. Skandaalid on puhkenud juba enne Ukraina sõda seoses Venemaa vanglate tingimustega, isegi kui Putin püüab väita, et riigi vanglasüsteem on maailma parim.
ja Putin mõtleb seda tõsiselt. Ta tahab, et Venemaa vanglad oleksid kohutavad paigad ning ta on aktiivselt vastu seisnud reformidele, mis võiksid need viia kaasaegsetele standarditele vastavaks. 2019. aasta raportis avaldas Center for Eastern Studies, et enamik Venemaa vanglahoonetest on ehitatud enne 1970. aastat. Mõned isegi pärinevad tsaariajastust. Ülerahvastatus on suur probleem, nagu ka hügieeni puudumine, mis kaasneb loomulikult nii vananenud vanglasüsteemiga. Kui vang ei ole piinamise ohver, siis on tal oht langeda Venemaa vanglates laialt levinud haiguste küüsi. Eriti suur probleem on AIDS, kusjuures keskus märgib, et umbes kolmandik kõigist surmadest Venemaa vanglates on põhjustatud just sellest haigusest. Meie mõte on siin lihtne. Ukraina tingimused on nii jõhkrad, et Vene sõdurid valivad aktiivselt need õudsed vanglad, selle asemel, et lasta end rindele saata. Miks? Isegi nendes iidsetes vanglates on Vene sõduril parem võimalus ellu jääda kui Ukrainas. Me vihjasime sellele juba varem Esimese maailmasõja võrdlusega, kui tõime esile, et Putini sõjas on seni üle 1,37 miljoni Vene kaotuse. Need numbrid kasvavad ainult kiiremini ja kõrgemale, alates sellest, kui Venemaa alustas oma 2026 aasta kevad- ja suverünnakut. Selle pealetungi esimene pool on Venemaa sõjaväe halvanud. Pealetungi esimese 3 päeva jooksul kaotas Venemaa üle 5000 sõduri. See oli trendi algus, mis jätkus kogu kevade vältel. Nii märtsis kui ka aprillis kaotas Venemaa üle 35 000 sõduri ebaõnnestunud kevadründe tõttu. Mai oli vaid veidi parem, kuna Venemaa kaotas umbes 30 000 sõdurit, nagu Ukraina president Volodõmõr Zelenski avaldas Putinit puudutavas avalikus kirjas. Võttes neid numbreid arvesse, kas on üldse üllatav, et nii paljud Vene sõdurid deserteeruvad ja püüavad vanglasse pääseda? Aga asi läheb veel hullemaks. See pole ainult Venemaa tohutud kaotused. Need on juba iseenesest piisavalt halvad, sest Venemaa kaotab umbes 5 sõdurit iga Ukraina ühe kohta. Just nimelt rindel hukkunud Vene sõdurite arv on see, mis on tõeliselt pannud põgeneda soovivad Vene sõdurid tagajalgadele. Oma avalikus kirjas avaldas Zelenski, et 63% Venemaa lahingukaotustest on hukkunud sõdurid ja ülejäänud 37% on haavatud. See on hullumeelne hukkunute ja haavatute suhe, mis on vastupidine sellele, mida me ootaksime kaasaegselt sõjaväelt. See saadab ka sõnumi Venemaa sõduritele. Sul on Ukrainas peaaegu 2 korda suurem tõenäosus surra, kui pääseda riigist välja vigastusega, mis lõpetab sinu sõjaväeteenistuse. Kas sa mäletad neid 3 viisi, kuidas Vene sõjaväest välja pääseda, millest me varem rääkisime? Üks neist oli tõendatud haigus ja mõned vigastused on nii tõsised, et isegi Venemaa ei saadaks kannatanut enam rindele tagasi. Aga kui Vene sõdurite hukkunute ja haavatute suhe Ukrainas kaldub hukkunute kasuks, ei saa deserteeruda sooviv sõdur isegi loota, et vigastus viib ta koju tagasi. Tõenäolisem on, et nad saavad surma. Ja kuna Venemaa kehtestab nüüd oma sõduritele sisuliselt tähtajatuid lepinguid, on põgenemisteed veelgi kitsamad. Nii et sõdurid valivad 3. variandi. Vähemalt Vene vanglas, ükskõik kui julm see ka poleks, on ellujäämise võimalus olemas. Sind võidakse piinata ja sa võid saada ravimatu haiguse, kuid kumbki neist ei tähenda, et sa oled surnud. Parem on proovida õnne vangilaagrites kui tapatsoonides. Sellisele järeldusele on jõudnud tuhanded Vene sõdurid, kes räägivad korrumpeerunud kaitsjatega ja 10 000, kes on juba põgenenud. Nii et Venemaal on desertööri probleem. Ja siin hakkavadki asjad rindelt tõeliselt muutuma. Venemaa jaoks viib desertöörlus meeleheiteni. Vangistatud sõdurid ei saa enam võidelda. Ja see on probleem, kui värbamine on täiesti läbi kukkunud. Venemaa proovib kõike, mis pähe tuleb, et inimesi värvata, alustades sellest, et maksab oma sõduritele rohkem kui kunagi varem. Selle avaldas aprillis United24 meedia, mis tõi välja Venemaa värbamisprobleemi. 2026 aasta alguses värbas Venemaa umbes 800 sõdurit päevas, mis on palju vähem kui 1000–1200 sõdurit, keda värvati 2025 aasta esimeses kvartali. Venemaa väidab, et värbab umbes 30 000 sõdurit kuus, kuid see ei hoia sammu nende igakuiste kaotustega, mida me Ukrainas näeme. Liitumisboonuseid on kogu Venemaal tõstetud, et püüda neid numbreid suurendada ja ületada inflatsiooniga seotud probleeme, millest me varem rääkisime. Aga miski sellest ei toimi. Vabatahtlikud ei liitu enam nii regulaarselt kui varem ja see süvendab deserteerumise probleemi, mis raputab Venemaa sõjaväge. Kui paljas raha asja ei lahenda, peab Venemaa leidma muid viise, kuidas inimesi oma armeesse saada. Meetodid muutuvad järjest meeleheitlikumaks. Jamestown Foundationi teatel suurendab Venemaa okupeeritud Ukraina aladel mobilisatsioonisurvet, et kompenseerida oma kaotusi. Me näeme seda kõige enam Luhanski ja Donetski oblastites, kus tudengitel, kellel varem oli mobilisatsiooni edasilükkamine, tühistatakse nüüd need edasilükkamised.
mõnes piirkonnas tehakse sõjaväearvestus kohustuslikuks ning kasutatakse haaranguid ja karistusi, et sundida sõjaväika jõudnud ukrainlasi Vene armeesse. See tundub hea plaan, Putin. Vägisi värvata ukrainlasi, kes sind vihkavad, sõdima. Pole mingit võimalust, et see strateegia viiks kaoseni Vene vägedes. Kui juba tudengitest rääkida, siis Putinil on plaan värvata võimalikult palju neist Vene ülikoolidest. Austraalia ABC News teatab, et on ilmunud salajased lindistused akadeemilise personali ja sõjaväeametnike katsetest tudengeid värvata ning paljudel Venemaa haridusasutustel on nüüd salajased värbamiskvoodid, mille eesmärk on sundida noori inimesi Vene sõjaväkke. Mõnel juhul tundub, et ülikoolid kasutavad isegi garanteeritud diplomeid kui meelitust. Liitu sõjaväega ja sinu diplom ootab sind, kui tagasi tuled. Kui sa üldse tagasi tuled õigemini. Näib, et Kremlil on kvoot, mille järgi värvatakse 2% meesüliõpilastest ning need, kes liituvad, saavad õppemaksust vabastuse ja halvad hinded kustutatakse nende õpingukaardilt. Ja kui üliõpilastele suunatud strateegia ei toimi, on Venemaal veel teisi meeleheitlikke viise, kuidas deserteerumisprobleemi korvata. Aprillis avalikustas Raadio Vaba Euroopa Raadio Vabadus, et Venemaa on hakanud tänavatelt purjus mehi kinni võtma ja neid sõjaväkke värbama ajal, mil nad pole võimelised nõusolekut andma. Õhtuviinaga Venemaal võib nüüd lõppeda sellega, et ärkad üles värbamiskontoris, sul on kohutav pohmell ja sinu allkiri on lepingul, mida sa ei mäleta allkirjastanud olevat. Kui see ei toimi, otsib Kreml ka kaugemalt liha, mida Tapale saata. Atlantic Council teatab, et Venemaa plaanib Ukraina luureandmetel värvata riigi sõjaväkke vähemalt 18 500 välisvõitlejat. Nad lisanduksid 27 000 välismaalasele enam kui 130 riigist, kes on juba sõjas osalenud pärast Venemaa sissetungi. See on meeleheide, mis maskeerub värbamistrateegiaks. Putin hävitab Venemaa järgmise põlvkonna, püüdes oma ridu täiendada välisvõitlejate ja joodikutega. Aga mitte miski sellest ei peata deserteerumisi. Kui üldse, siis see probleem läheb Venemaa jaoks ainult hullemaks. Üliõpilane, kes saadeti võitlema ainult selleks, et ülikool täidaks kvoodi, ei taha Ukrainasse jääda. Samamoodi ei taha jääda ka purjusmees, kes ei teadnudki, et ta end kirja pani, ega ka välisvõitleja, keda Venemaa on Ukrainasse meelitamiseks valetanud. Moraal langeb jätkuvalt. Veel tuhanded Vene sõdurid otsivad võimalusi pääsemiseks. Meil on kahtlus, et Venemaa vanglasüsteem näeb uut põgenike lainet, neid, kes on suutnud süsteemi üle kavaldada, et vahetada rindel veedetud aeg vangikongis veedetud aastate vastu. Mis puudutab neid, kellel nii hästi ei lähe, siis nemad jätkavad põgenemist. Ja kui Venemaa kogeb juba 2026 aastat, mis on olnud Putini ambitsioonidele Ukrainas täielikult hukatuslik, võib veelgi suurem desertöörlus põhjustada kaose, mis võib tähendada Vene sõjaväe hukku. Putin kaotab selgelt oma rahva toetuse. Neil ei ole enam tahtmist tema eest võidelda, mis on probleem tema niinimetatud erisõjalise operatsiooni jaoks. Kuid kui Venemaa juht keskendub Ukrainale, kaotab ta mujal oma riigis. Venemaa Kaug-Idas on rahvastikuprobleem ja see viib selleni, et nii Hiina kui ka Põhja-Korea laiendavad oma mõju riigis. Kui sõdurid surevad ja põgenevad läände, kaotab Venemaa mõju omaenda idas. Vaadake meie videot, et rohkem teada saada. Ja ärge unustage tellida The Military Show'd, et näha rohkem analüüse Venemaa sõjaväe allakäigust, millest peavoolumeedia ei räägi. Aitäh vaatamast!